Elades lõunaosariikides tahaks kangesti mere äärde, aga mere äärde minekuga on alati nii, et on vaja rohkem kui 1, 2, 3 päeva. Ja nii ma otsustasingi oma paaripäevase puhkusega avastada hoopiski Eesti järvesid. Eestis on järvesid üle 1000, nii et avastamisrõõmu, ma arvan, jagub kohe pikemaks ajaks. Esialgne plaan oli õhtuks jõuda Kirikumäe järve äärde ja enne seda siis liikuda spontaanselt. Esimeseks peatuspaigaks sai Jõksi järv Põlvamaal, mis on siis minu kodust umbes 50 kilomeetrit, hea lähedal, aga samas käinud ei olnud kunagi. RMK viidast ma esimese ropsuga sõitsin kohe mööda ja jõudsin välja üldse järve ääres oleva ranna ja lauluväljakuni. Aga tagasiteel siis leidsin ka õige tee otsa. Õige tee ots oli kangesti porine ja ma polnud kindel, kas kaubikuga sinna peale sõita on just hea mõte, et oleks ju kurb, kui tund aega peale kodult väljumist juba kuskil kinni olla ja treilerit või väljatõmbamist vajada. Nii ma leidsin sealt kõrvalt siis hoopiski ühe väikse kõrvaltee, kust siis sai ka RMK lõkke kohani. Sellest viidast siis tuli mingisugune paarkümmend meetrit edasi sõita, siis on teine tee ots, sest nagu näha, see õige tee ots on väga-väga porine, et mingi maasturiga võib sealt läbi minna, aga raske bussiga võib-olla ei ole see just kõige targem mõte. See metsatee lõkkekohani ei ole pikk, umbes 500-600 meetrit. Selle käigus mina muidugi avastasin, et kõik rippuvad asjad tekitavad meeletut lärmi ebatasasel maastikul sõites ja lõkkekohale jõudes esimene asi ma korjasin kõik, mis ma olin endale sinna mugavalt rippuma pannud, et oleks hea haarata. Said kõik asjad ära korjatud, mis vähegi lärmi tekitas. Koht ise on muidugi super, kõik elementaarne on seal olemas, on võimalus minna ujuma, vetsu, grillida, kõrghooajal on seal ka puud, talvel nad sinna puid ei too, aga ma arvan, sealt metsalt mingit risu leiab ise ka, et väga mõnus koht. Ma ütleks ka, et väga privaatne.
Taker, Taker, noh, Taker. Noh. Mina sain selle kaubiku nädal aega tagasi ja ma selle jaoks raha kogusin kohe jupimat aega. Suuresti enamus sellest kaubiku maksumusest tuli Boltides, et ma tegin lisatööd toidukullerina. Ma ütleks, et see on suht koht orjatöö, aga on võimalik teenida, sest enamus antud kaubiku maksumusest on tulnud tõesti Bolti toidukuller olemisest. Laias laastus siis 3 kuud kogusin raha, et saaks kaubiku. Kaubik on vana, aastast 99, Volkswagen Transporter. Sisu oli juba välja ehitatud ja kõrge. Ise vahest oleks eelistanud isegi madalamal aega siis. Aga eks see eelarve paneb asjad paika ja minu eelarve jäigi sinna 3000 kanti. Et selles valikus väga midagi tegelikult ei ole. Et mul on hea meel, et ma sain kaubiku, mis on seisukorras, nii et ma võin kohe remonditöökoja asemel minna trippima. Tegelikult pole vahet, millega sa sinna metsa lähed, kas jala, sõidukiga või jalgrattaga. Esimene kohvi maitseb ikka suurepäraselt ilusa vaatega kohas. Mina päris üksi ei reisi, minuga on kaasas ka 8-aastane Viljandi varjupaigast võetud koer nimega Taker. Temale selline hulkumine metsas ja autoga sõitmine täitsa meeldib. Aga tema eest tuleb ka hoolt kanda seal tripil olles, et tal ikka söök ja jook ees oleks, et ta saaks piisavalt liikuda ja tähelepanu. Söögipooliseks ma võtsin kodunt kaasa täpselt seda, mida seal külmkapis oli. Et igasugused nii-öelda jäägid ära kasutada ja mitte minna spetsiaalselt poodlema. Nii et menüü sai päris veider. Üldiselt on tore, kui see toit saab ruttu valmis ja sellega ei ole palju mässamist ja sellega ei kaasne ka palju mustasid nõusid selle toidu valmimise protsessiga, et see teeb elu nagu oluliselt lihtsamaks. Minu järgmine sihtkoht oli Vähkjärve lõkkekoht ja see on tegelikult antud järvest, mille juures ma just olin, vaid loetud kilomeetrite kaugusel. Põhimõtteliselt 2 järve on täiesti kõrvuti. Jällegi väga mõnus privaatne koht, sõidukiga kergesti ligipääsetav, väga ubane. Taker on päevaga ka täiesti rahul, kuna tema sai juua sel päeval 4 järvest pluss loendamatutest lompidest. Ma kujutan ette, et see on koertele umbes nagu see, kui inimene käiks ühel õhtul 4 baaris või midagi.
Edasi viis tee mind Kooraste Suurjärve juurde. Eelmise 2 võrreldes oli see muidugi oluliselt suurem. Aga tee sinna oli jällegi mõnus sõita, päike tuli välja, ilusad vaated. Ja siis ma seal sõitsin mööda ka Pokumaa sildist, mis siis juhatas Pokumaa poole ja kuna ma ei olnud seal käinud, siis sealt edasi ma läksingi Pokumaale. Täiesti spontaanselt, planeerimata. Peagi jõudis kätte agalõuna ja tegin kiire vaheampsu. Siukest sooja jooki tahaks nagu kogu aeg, sest ilm tegelikult oli külm. Et vahepeal ma olin lausa mütsiga ja ma tõsiselt tundsin puudust kinnastest. Et see kevad ikka venitab selle tulemisega. Taker. Pokumaal polnud hooaeg veel alanud, nad avavad end 1. mail. Seega kõik oli kinni ja ma olin seal radade peal ainuke. Seal on õige mitu matkarada ja uudistamist on omajagu, aga mina tegelikult selliste ägedate pokkudeni ei jõudnudki, kuna ilmselgelt ma vist valisin vale raja, kuhu peale minna. Aga noh, tore oli ikkagi. Igatahes on nüüd põhjus tagasi minna.
Oota. Kuna sõitmist, uudistamist ja käimist oli selleks ajaks olnud juba omajagu, sest igal pool, kus ma ka peatusin, seal ma ikkagi jupp aega tuiasin ka ringi, siis tegelikult oli väsimus juba päris suur ja nii ma võtsingi suuna Kirikumäe järve äärde, et süüa seal õhtust, veidike jalutada ja minna ära magama. Mööda järve äärt kõndides ma muidugi avastasin, et mul on täiesti valed jalanõud ja ühel hetkel olid mu tossud täiesti märjad, ehk siis kes sinna läheb, võiks panna mingi veekindlama jalanõu. Minul vahetusjalanõusid polnud küll kaasas, aga õnneks mul olid kaubikus villased sokid ja paksud lambanaast sussid, nii et tagasi jõudes sain ma endale kohe soojad jalavarjud. Õhtul käis platsi peal veel õige mitu autot, aga keegi ööbima ei jäänud, et võib-olla tuldi lihtsalt kas kohta vaatama või päikseloojangut nautima. Nii et maja oli täitsa vaba, et arvatavasti kõik need matkamajad ongi pigem nädalavahetuseti kinni ja nädala sees on kergem seal kohta leida, et ise ma olin kaubikus, ma ei ööbinud matkamajas. Kuidagi need esimesed kämpima sõitmised, et siis on ikka, asjad ei ole veel leidnud oma kohtasid ja midagi on üle ja midagi on puudu, et nüüd ma tean, et kindlasti igasugused varuriideid võiks olla hulgim, kindlasti varujalanõud. Et varuriideid mul isegi oli, aga jalanõud olid kuidagi vaeslapse osas sel korral. Aga nii hea oli jalad ära kuivatada lõpuks ometi ja paksud villased põlvikud jalga tõmmata.
mõte oli hea, aga tegelikult sokid hommikuks ära ei kuivanud ja ka tossud olid hommiku endiselt läbi märjad, et arvatavasti ma oleks tossudesse pidanud midagi sisse toppima, aga ma ei tea, ma millegipärast naiivselt arvasin, et küll kuivab. Õhtusöök oli jällegi selline pakki ja purki, et lahja kohvi, kuna ma olin tee maha unustanud, no okei, oleks võinud ju mingit maltsa metsast korjata, aga noh jah, takkajärgi oleme me kõik targad ja paki kartulipuder ja mingi võiku, et sai kähku valmis, oli soe, täitis kõhu ära, kõik oli väga hästi, et kuidagi lõkkega sel õhtul ma ei viitsinud üldse mässata. Ja minu meelest seal maja küljes oli ka mingi silt, kus soovitati tuld mitte teha, võib-olla see oli eelmisest aastast veel sinna jäänud. Siin kämperis on mingi elektrilahendus, et saab ennast ühendada vooluvõrku, et välisseinas on siis nii-öelda pistik ja siis saab voolu, et on sees pistikud ja lambid. Aga kui väljast voolu ei tule, siis ka voolu ei ole, et minul oli kaasas pealamp. Päev oli olnud siiski vaatamata kõigele jahe, nii et enda soojas hoidmiseks tuli appi võtta kõik, mis vähegi sai. Koer, aga ka soojaveepudel. Öösel ma magasin pika meriinavillase pesuga ja villased sokid olid ja müts oli peas ja soojaveepudel oli ka kaisus. Minu meelest see soojaveepudel on kõige lollikindlam variant kiiresti sooja saamiseks, et ma olen seda kasutanud palju aastaid ka telkides. Et see alati aitab. Ta hoiab ikkagi sooja tunde. Et väga mõnus asi. Ise ostsin selle antud pudeli kunagi Taanist 1 euro eest. Vana hea küünlatrikk, aga küünlaid peab olema 20, mitte 5. Toimib nii telgis kui sõidukis, ise peab juures olema, siis on täiesti okei ja ohutu. Küünlad võtavad ära ka tegelikult niiskuse ja seda temperatuuri tõusu hakkab tundma juba kuskil nii poole tunni pärast, kui küünlaid on piisav arv. Vaatamata kõigele oli öösel ikkagi kuratlikult jahe. Ei aidanud ei koer ega miski muu. Lähemal uurimisel selgus, et 7 ajal oli 4 kraadi sooja ja 8 paiku ma hakkasin liikuma, siis oli maas hall ja tegelikult ka igasugused lombid ja tiigid, et seal oli ka jääkirmet, et arvatavasti söös oli olnud oluliselt külmem. Et jah, see seletab nii mõndagi.